ehk siis järgmise 1,5 tunni jooksul me räägime natukene aktiivõppe meetoditest ja kogemusõppest, et teemadeks Läänemeri, elurikkus ja kodanikuteadus. Ja selle ploki, selle töötoa ploki, ütleme niivõrd-kuivõrd töötuba, et me püüame teid kaasata, aga ikkagi jääb väga palju ka esitlusteks, sellepärast, et meil on ka välismaa näiteks osaleja. Aga alustan siis kohe esimesest. Nii, jah, alguses on siis minu selline teema, et alustaks sellest, et Läänemere veebi viktoriinis, et ma panen siin enda chati ka käima, et ma näen siis, et ma küsin vahepeal ka, siis saate mulle siia chati kirjutada või tõsta pöidlaid või lehvitada mulle, et osalejate akna lahti, siis ma näen. Nii. Esimese asjana ma tahaksin teada, kui paljud teist on osalenud Läänemere veebi viktoriini ja selleks ma palun, et te lehvitaksite. Kui ma näen, et te olete jõudnud lehvitada, siis ma tean, et te olete osalenud. Lehvitamine käib siis siin all, reaction ja siis saab lehvitada. Nii, praegu kas Pillerin, sina näed läpitusi? Need, mis sealt reactionist tulevad, need tulevad videopildi juurde. Nii. Katrina Veskool lepitab. Tallinna Tehnika. Tamponu, Arekool. Lehvitajaid on, aga kindlasti on veel mõned need, kes ei lehvitanud. Et need, kes tulid täna ka esmakordselt siis uudistama, millega on tegu meie võrgustikus. Üks võrgustiku pool on keskkonnahariduslik pool, mida koordineerib Tartu Loodusmaja. Ja iga aasta, nüüd juba alates aastast 2013 on siis Tartu Loodusmaja koordineerib Läänemere veebi viktoriini toimumist. Eelmisel aastal osales meil 1172 õpilast ja 8 erinevast riigist oli osalejaid. Eesti koolis siis osales eelmisel aastal 33. Ja kõik need veebi viktoriini küsimused ja vastused on meil kodulehel alla laetavad, et ma korraks võtin siia, kui peaksite nägema ka meie veebilehte. See on siis BSP ehk siis Baltic Sea Project tartuloodusmaja.ee ja veebi viktoriini asuvad siin. Ja siit saate vaadata kõikide eelmise aasta küsimusi ja vastuseid. Kui te juhuslikult näiteks õpilased tahavad omavahel mingisugust veebi viktoriini teha või kooliõpetajatel on vaja mingisugust huvitavat fakti, saab siit võtta. Nii, mis on see aasta erinev? See aasta erinev on see, et me püüame teha veebi viktoriini 3 vanusel. Ehk siis me teeme lihtsamad küsimusi noorematele ja teeme keerulisemad ja rohkem küsimusi vanematele. Ehk siis ma tegelikult ei julge nüüd lubada, et kas selle aasta veebi viktoriin ikkagi saab alguse 1. oktoobril, sellepärast, et mul on veel osad küsimused, mida ma ootan, aga ma luban, et ta saab alguse oktoobris ja ta lõpeb hiljemalt detsembris. Et detsembriks enne jõule saame siis auhinnad ära saata. Et meil on veebi viktoriini osalejatele on üldiselt pisikesed auhinnad. Nendeks võib olla siis mingisugune keskkonnasõbralik toode. Ja on sellised suuremad auhinnad, mis on siis kas töövarjupäevad, viimasel korral näiteks kohad purjeretkel osalemiseks või siis näiteks mõnda laagrisse osalemine. Et hoidke siis silmad kõrvad lahti, kirjutan teile kindlasti listi, kui see aasta alguse saab. Üldiselt sellised küsimused on inglise keeles ja küsimused on disainitud selleks, et kõik võivad kasutada internetti ja peavadki oskama otsida internetist info
lihtsateks ja osavamateks erinevaid otsinguid tehes. Samamoodi on lihtsalt veel näiteks graafikutega, mille lugemiseks pead natuke mõtlema ja analüüsima pikemalt. Ja nüüd ma teengi ühe näite teile, nii et ma jälle palun, et te oleksite valmis mulle chatiga kirjutama, mis on selle järgmise küsimuse õige vastus. Nii, mul on siin ekraani peal 2 pilti spektrogrammidest ja üks kirjeldab neid viigerhülge häälitsust. Viigerhülge häälitsuse ma panen kohe taustal mängima ja ma loodan, et ta kostub kohe kõigile. Ma lähen kohe küsimuse tagasi. Nii, natuke võtab aega. Ühesõnaga kohe, kui ma saan selle helifaili lahti, siis teie ülesandeks on chati kirjutada, kas selle helifaili peal Sillerin, kas oli kosta? Oli küll ilusti kosta. Nii. Ma lasen siis korra veel. Te peate kokku viima, et kas see õige heli, me võtame helipilti, et kas see heli võiks olla pildis see A või see B. Et siin kõrval on sagedusel on hoopis teistsugune vahemik ja kui te nüüd uuesti kuulate korraks, mis see võib siis olla? Nii, ja juba hakkavad tulema vastuseid, pakutakse B. Tegu on siis viigerhülge häälitsusega. Et ka Mari mainis seda kliimamuutuste töötaas viigerhüljest, et kui keeruline näiteks oli see aasta talv viigerhülge ja sellepärast, et ei olnud üldse jääd ja poegimine toimub ju viigerhüljestel jää peal. Ja tõesti, B on õige vastus. Väga palju pikk B-rida tuli. Nii et siit kohalt, kui veebiviktoriinis oleks 100 küsimust, siis siit saaksite õige vastuse leidmise eest 10 punkti. Olenevalt sellest, kui palju on vastuse variante. Nii, näiteks see oli siis üks näide. Nii et ootan teid osalema ka see aasta. Nii, lähen edasi. Nii. Valesti kokku võetud. Mis meil on siis Läänemere projektist tehtud juba väga pikalt, mitte küll minu juhtimisel 30 aastat, et mina olen olnud tegevuses alates 2013, aga juba 30 aastat on tegelikult tehtud erinevaid programme ja sisuliselt need programmid tänapäeval me võimegi nimetada neid tegelikult kodanikuteaduse programmideks. Ja kodanikuteadus on selline inimeste vabatahtlik panus teadusesse ja seda on võimalik teha igaühel. Kõik, kes te nüüd täna kuulate ja vaatate, kõik me saame panustada teadusesse ja inglise keeles on selle nimetatud citizen science ja Eestis kasutatakse ka harrastusteaduse nimetust. See panus, mida me saame anda, võib olla väga lihtsa vaatluse tegemine, mis meie jaoks võib-olla tundub lihtne, aga tegelikult annab teatud inimestele, kes just seda vaatlust näiteks otsivad, neid andmed, annab lisainfot ja nad saavad selle järgi teha paremaid järeldusi. See võib olla meie poolt ka andmete talletamine, analüüsimine või muu abistav tegevus. Et võib-olla väga tihti on seotud harrastusteadus või kodanikuteadus tegevus siis näiteks lindude vaatamisega, et Eesti ornitoloogia ühing on väga aktiivne kaasama vabatahtlike linnuvaatlustesse ja saab seda andmestikku kasutada siis oma analüüsides ja järelduste tegemiseks. Ja seetõttu nad oskavad näiteks ka ennustada erinevate lindude liikumistrajektoore ja vastavalt sellele, kui sinna piirduda näiteks rajatakse tuuleparve või midagi muud, saab teha teatud järeldusi. Ja
mida see siis annab, on see, et tõesti laiendab elurikkuse uurimise haaret, sest teadlased ei jõua lihtsalt igale poole ja meie saame olla nende käepikendused. Ütleme, et aitame ka neil seda, oleme nende võrdustik. Ja paar näidet siis, et Läänemere projektis on võimalik teha linnuvaatusi. Näiteks, kui te olete märganud, siis selle aasta lindu tutpid. Väga otsitakse seda lindu ka siis see aasta, kui te märkate, siis kindlasti te võite luua endale konto sellisesse kohta nagu legulus.tools. See on nüüd Eesti ja Tartu Ülikooli algatusel loodud selline elurikkuse andmebaasi ligipääsemiseks, siis et kasutada liides. Et ühesõnaga sinna sisestada infot, ma kohe näitan ka, kuidas see käib. Klikin siia peale. Ta on niisugune hästi lihtne leht. Siin näiteks ma saan sisse logida, antud hetkel ma ei ole sisse logitud, aga kui ma login siia sisse, siis siin alguses pole midagi hetkel, aga kui ma lisan siia vaatluse, kui ma näiteks leian nüüd selle linnu, siis siin lõpus näete, on DSP vaatlused. Teil on võimalus panustada ka igasugustesse muudesse loodusvaatlustesse, andes siin ja vastavalt taksoni järgi selle liigi nime saatud meile. Aga meie saame kasutada niimoodi, et me saame lisada näiteks siia tööfaili üles, saame lisada ka fotopiirkonnas, valime projekti nime, näiteks UNESCO Baltic Sea Project Estonia ja valime näiteks siin esimene on default, ehk siis siia alla võib panna kõik liigid, kui te olete Läänemere projekti või üldse UNESCO ühendkoolide pool, siis te võite tulla siia alla ja sisestada siit sisuliselt kõik liigid. Sest kõik, mis läheb siit sisestuste, jõuab nüüd sellisesse toredasse kohta nagu e-elurikkus. Ja e-elurikkusest jõuab see omakorda siis globaalsesse elurikkuse andmebaasi, mis on siis ülemaailmne põhimõtteliselt status, mis puudutab elurikkuse uuringuid. Kui te tahate teha kesktalvist veelinnuloendust, siis saate klikkida siia. Ja siin on siis jällegi kevadvaatlused, tehnoloogia ja jõevaatluse pool. Et kui jõevaatlus on pikem formaat, siis siia saate lisada kõik liigid, mis te jõest leiate. Et hästi lihtne, sisestate siia ära, panete save ja saadate ära. Ära saatmiseks on vaja internet. Nii, ma siinkohal praegu lähen edasi, et sellega kindlasti saate tutvuda peale esitust ka. Siis on meil veel rannikuvaatlus. Siin on konkreetne tööleht. Töölehe täidab ära. Ma korraks näitan töölehte. See on ka meie veebilehel. Ja tööleht on siis päris pikk ja põhjalik. Kõige parem on teha neid vaatluse esialgu teha koos teistega, koos juhendajaga laagris. Ja siis on võimalik ise seda iseseisvalt ka teha, kui on võimalik ranniku äärde minna. See on konkreetne rannikuvaatlus. Ja see aasta ma lisasin siia lõppu natuke mikroplasti osa ka. Pean rääkima üle veel rannikuvaatluse programmi juhiga Viimsi koolis. Nii. Aga lähen jälle edasi. On ka jõevaatlus, kus on samamoodi on omaette sisestusvorm. Seda sisestusvormi ma ka korraks näitan teile. Sest selle on aidanud meil siis teha Cloudberry Solutions ja see on nüüd Google Formi põhiline. Aga kui me seda täidame, siis näete, sinna all on üks värviline jutt ja kõik info, mis me siis sisestame, hakkab juba andma sellele, mis siin taga on üks algoritm, valem, ja ta hakkab ütlema siis, et kas need liigid, kas need vaatlused, mis oled sisestanud siia, kas ta viitab. Kui ta läheb punase poole, siis ta viitab pigem kehva jõe kvaliteedile. Kui ta läheb rohelisele poole, siis ta viitab, et selle jääga on kõik korras. Siin on teatud näitajad, kelle on kasvõi skaala kohe kõrval olemas. Nii et see on natuke uuenenud. Õhukvaliteedi uuringud, et on samamoodi praegu hetkel töölehepõhiline ja Põlva koolis on meie koordinaator. Ma hetkel ei hakka rohkem näitama, ma tahaks teid korraks õue saata. Ja siis on meil veel veekvaliteedi uuring, mis on ka praegu hetkel veebipõhiliselt töölehega, et täidab samamoodi ära ja saadab meile ja meie edastame info.
ja siis on fenoloogia uuring, et tegelikult fenoloogilised vaatlused te saate teha koos perekevadega samaaegselt ja see on nüüd ka hästi selline, tegelikult kõik need kodanikuteaduse programmid annavad päris palju infot sellele, kuidas kliima on muutunud, kuidas mingid liigid jõuavad siia varem, tärkavad varem või siis näiteks ei lähegi nii-öelda talveunne ja jäävad siia pidevalt. Ja tahtsin rääkida natuke Läänemere bioblitzist, mis toimus see aasta esimest korda ja bioblitz on nüüd selline meetod, mis siis tähendab, et me anname ette ajaraami, kindla aja, kindla koha, kus vaatlusi tehakse. See aasta oli meil niisugune prooviversioon ja seda me lõime sellises keskkonnas nagu iNaturalist, mis on ka üks vaatlus, tähendab nii-öelda elurikkuse kogumisplatvorm, mis samamoodi saadab kogu elurikkuse info, mis siia on sisestatud, saadab ka sinna globaalsesse elurikkuse süsteemi. Ühesõnaga, et kas te sisestate oma vaatlused e-elurikkusesse, mis on Eesti koordineeritud, või sisestate siia iNaturalisti, vahet ei ole. Mõlemad poolt jõuab see info globaalsesse elurikkuse süsteemi, et me saame tegelikult anda oma panuse mõlemad pidi. Aga nüüd see viimane bioblitz, mis me tegime, et meie saime siis tehtud 1300 vaatlust natuke peale, saime umbes 500 liiki ja meil oli 70 vaatlejat, mis oli väga tore. Ja siin on siis üks väike leaderboard ka, ehk siis näitab, et vaatlusi tehti kõige rohkem Soomes, aga siin on nüüd väike selline vimka sees, et tänase siis selle Läänemere teemalise ploki lõpus räägivad teile õpilased, kuidas me Soomes käisime. Ja selles Soomes käigu ajal me tegime ka seda bioblitzi ja sellepärast need vaatlused, mis meie tegime Soomes, on ka läinud Soome reale. Nii et ütleme, et siis 2/3 on ikkagi ka eestlaste sisest. Nii. Aga nüüd ma tahaks korraks teile näidata, et ma loodan, et me jõuame pärast siis ilmselt ikkagi õue minna, sest mulle tundub, et ma hetkel ei jõua teid võib-olla õue saata. Läheks liiga palju, aga ma püüan nüüd jagada oma nutitelefonist pilti. Ja ma ise näen ka ja see vist tõesti mul õnnestus ja te kuulete mind ja ma tahan näidata, kui lihtne on see iNaturalisti vaatluse tegemine, et sa lähed kõigepealt Play Store'i. Ühesõnaga otsid üles siis oma selle iNaturalisti äpi. Siin üleval, kus praegu minul on ava, on teil installi. Et kui teil on praegu oma nutitelefonid käes, siis te võite seda teha, et te võtate need välja ja proovite siis endale selle ära laadida näiteks. Ja vaatluse tegemiseks ma lihtsalt avan selle. Ja näete, minul on siin igasuguseid vaatluseid juba sisestatud. Siin on minu kasutaja, minu projektid ja kõik asjad on siis näha. Ja siin all on üks niisugune roheline plussmärk. Nüüd, kui ma siin plussmärgi peale vajutan, siis ma saan teha pildi. Nii, ma tegin pildi oma akna peal kasvavatest taimedest. Kui keegi teist juba teab, mis see on, siis võite mulle öelda. Aga kui ei tea, siis siin on see küsimärk, nüüd selle pildi all on üks pisikene küsimärk. What did you see? Mina vajutan selle küsimärgi peale ja siis tehisintellekt võrdleb minu pilti kõikide andmebaasis olevate piltidega ja pakub mulle erinevaid liike. Ja kui juhtub, et ma ei ole nende liikidega nõus, siis ma panen selle ilma liiki määramata, aga kui midagi ma siit leian, et on õige, siis ma panen siia, kus on see hall linnukese kujutis ja kinnitan. No ütleme, et ma teen näiteks hästi vale vaatluse praegu, et paneksin siia
Tiit Vesitäht, kuigi ma tean, et see on pressmusi Rapla peal, siis kui ma siia alla nüüd panen, et see on ise kasvama pandud, siis ma pean siia panema linnukese. Nii. Proovin linnukest panna, aga ei tule välja. Ühesõnaga see koht, kus on it is captive or cultivated, ehk siis kui tegu on istutatud või kasvatatud siis inimese poolt. Näiteks kui me leiame mõne looma, siis ma pean selle siia panema. Ja lõpus siis kinnitan ära selle rohelise linnukesega. Ja kui ma rohelise linnukesega ta ära kinnitan, siis ta jõuabki mulle siia vaatluste lehele. Ja kui te nüüd näete, siin osadel vaatlustel on peal näiteks 1 või 2 või 4. Et näiteks kui ma vaatan siia, mis ma panin punalutika leidsin, üks päev jalutasin septembris kuskil, siis vaatasin siia maja taha ja nägin punalutikaid. Ja nüüd on siin, et keegi on mulle kirjutanud ja kinnitanud, et see tõesti on punalutikas. See tähendab seda, et mida rohkem kinnitatakse minu andmeid, seda suurema tõenäosus on see õigesti määratud ja niimoodi aitab kogu see kogukond, aitab siis kui seda määrata. Ja nii see toimibki. See on väga lihtne. Ja siin näiteks sa saad vaadata, siis, kui on erinevad projektid sul, kus sa liitunud oled. Nii. Saad vaadata ja sa saad vaadata, mis nüüd lähedal on toimumas. Et kui on mingi projekt, millest sa tahaksid osaleda, siis sa leiad selle siit ja saad isegi liituda sellega. Ja siin on siis ka uudiseid näiteks, võid jälgida siin mingit uudistevoogu. Ja uudiste all on ka seal lugu, et keegi teeb sulle soovitusi, siis sa näed neid. Ja siin taga on siis uudised, kus on mingi vaatlus parasjagu avatud näiteks. Siin on 27.08 on ka väikse trükiveaga, it has started oli siis meie peoplik. Nii, aga kuna mul on hetkel on nüüd 6 minutit selle oma ettekande lõpuni, siis võib-olla ma siiski jõuan teile korraks anda sellise ülesande, et te võiksite leida kas enda lähedal klassis või koridori peal või siis korraks õue lipata ja kella 9 ja tagasi tulla ühe liigi. Ja kui saate sellega hakkama, on väga hea. Nii et ma lõpetan siin oma ekraani jagamise kohe Zoomis. Ja te saate minna hetkeks, nüüd on aega 5 minutit, enne kui me tuleb rääkima Veronika. Et kui te jõuate seda testida, on väga hea. Kui ei jõua hetkel testida, siis ei ole väga midagi, et ma sain ära näidata. Kas kellelgi on küsimus näiteks selle teema kohta? Kui küsimusi hetkel ei tule, mõtlete veel, et see on siuke keeruline või läksite jõua pildistama, siis enne kella 1 ma kindlasti proovin, et ma saaks siia alla kas pöial püsti või pöial alla, et kuidas teile see kodanikuteaduse teema meeldib. Kas see tundus midagi, et see võiks olla, millega te tegeleksite, kas koolis klassiga ise omapäi või mitte? Et ma näen, et Kadrina õpilased on istuvad klassis, te võite seal koos mõelda ja kuidas teile tundub, võite muga rääkida ka, muidu mul on väga imelik üksi rääkida. Näiteks Kadrinas Kadi ja Anett käisid seda proovimas, kuidas teie, kas te jäite kasutama seda? Anna mikrofoni edasi. Ei jäänud kasutama. Ei jäänud.
aga sel hetkel, kui te kasutasite, siis te ütlesite, et teile nagu enam-vähem meeldis, et kas te võite kinnitada, et tegu on lihtsa süsteemiga? Küll jah. Ja väga huvitav oli selle äpiga kõike teha. Olete kinnitanud, et ei valeta. Nii, aga kas Narva kool läksite vaatlusi tegema? Narva Soldina? Proovisite seda äppi vaadata? Ei, vaatlusele veel ei käinud, aga kavatseme küll. Ja tellisime Ameerika saatkonnast meil Narvas igasugused seadmed, mõõtmisseadmed ja hakkame siis tegelema sellel poolaastal, kui saame need mõõtmikud kätte. Okei. Väga hea. Aga siinkohal ma korraks veel jagan siis oma ekraani siitpoolt, et kuidas teile siis tundub see teema. Ma rääkisin, päris mitu elementi on siin, aga kui sulle tundub, et võid siis näiteks tegeleda sellega, pane pöial püsti. Kui sulle tundub, et teema on keeruline või tahaks rohkem teada, siis pane pöial alla. Pane sinna chatti. Tammsalu on kasutanud, väga hea. Ja Helene oli Pärnu Jääkopi põhikoolist ka kinnitab, et sai proovida ja väga tore. Ja mida ta siis tegelikult võimaldab meil teha, et tegelikult see, et me märkame ka ühiskonnas toimuvad muutused, me märkame ka väiksemal nii-öelda muru tasandil neid muutusi ja me oleme valmis seda muutust siis jagama, kommunikeerima ja see siis info tegelikult on kasulik teadlastele. Esimese kooliastme õpilased saavad ka väga hästi hakkama, kinnitas Kellerin, et temal on veemaailma huviring Tartu Loodusmajas. Mõned pöidlad tulid püsti, väga hea, et ma võib-olla ühe alguses ei näinud neid pöidlaid ära ka, sest see tuli siia osalejate alla. Mina veel natukene õpin suumi. Ja ka aitäh minu poolt, et te kuulasite ja ma tahaks jagada seda, et see on üks selline aktiivne meetod, mida saab teha ka siis, kui me tõesti oleme kodustes tingimustes peame töötama, aga me saame saata väljapoole õue, uurima loodust ja me saame kohe vahetult tagasi siit. Aga nüüd